sinna kuhu vaja. Sinna kuhu vaja ja siis nii oligi, et siis ta pani mind fakti ette, et kas käid koolis või tuled koju tagasi. Ja ma muidugi ei tahtnud koju tagasi minna ja ometigi. Okay. Et siis see mind pani nagu kuidagi moodi nagu tööle. Nii, meie jätkame oma intervjuuga, mis algas hoogsalt. Sofi kargas sisse, mantel seljas, imeilus mantel. Ei, ma lihtsalt ei olnud selleks valmis absoluutselt, et mind võetakse rajalt maha, aga mida ma oleks võinud, nagu ma oleks võinud ju teada seda. Ei tea midagi. Vaadake esimest intervjuud, see oli tore, see oli loomulik, see oli natural. Inimene tuli, ei olnud suu peale kukkunud, kõik läks sujuvalt, pärast tuli välja, et ta on Kokaga isiklikult tuttav. Mille peale ma küsin, kas sa oled siin pullis varem käinud? Jaa, vetsus, ilge häda oli üks kord siin Rotermannis. No ja nii edasi ja nii edasi. Vaadake esimest intervjuud, mis on tore. Ja. Aga Sofi kallis, ma kutsun sind Sofiks, on ju. Sa oled Sofia, Liis, Liiv, imeilus nimi muidugi. Mulle ka meeldib. Imeilus. Aga lihtsalt, et läheks nagu lobedamalt Sofi. Teeme nii. Sofi, kes laulab, mängib pilli, tantsib ja huvitab näitlemisest, panin endale kirja siia, et multifunktsionaalne inimene tõepoolest. Jah, oskad kõiki asju. Ma ei tea, kas ma nüüd oskan, aga mulle lihtsalt meeldib. Just. see on juba pool võitu. Kuule, kas artisti juures ei olegi tänapäeval hästi oluline see, et sa oskadki paljusid asju. Kuule, sa mängid, kääksutad ju viiulit ka. Kääksutan viiulit, isegi natuke klaverit. Just. Et sa oledki selline, et seda. Ma arvan, et see tuleb kindlasti väga suureks kasuks muidugi, kui osata neid asju. Kas see nüüd peab olema kogu aeg A ja O? Ma ei tea, ma arvan, et meil kõigil on nagu mingid omad tugevused, on ju, aga mind ma tunnen, et see on kindlasti aidanud nagu väga palju, et see, et ma kuidagi tunnen ennast nagu liikumises vabalt ja nii edasi, et see on suur pluss küll kindlasti. Aasta on möödas, kui pauk käis. Ja te imestate, miks sa istud siin, sellepärast, et tõsiselt ka ma helistasin sulle. Ja ega sa ei olnud selles mõttes nagu entusiastlik väga, sest ja ma olin täiesti valmis selleks, et sa ütled ära, sest ma tean, et te lihtsalt olete hullumeelsed naised, tiirutate ringi. Ma pean ühe tõiga näiteks ütlema, et ma olin vist Kuressaarel mingi naiste konverentsil, aga seal tuli välja. Ei, te olite naiste konverentsil, siis te läksite veel ühte kohta ja õhtul oli kontsert Orissaare lähedal. Ühesõnaga kõik, ühesõnaga nagu täiesti segased no võib-olla Sandra on natuke segasem selle koha pealt. Temal on reaalselt ju, ta käibki tegemas ka koolitusi ja nii edasi, et mina nagu selle poolega liigu tuttav ei ole, aga no ütleme niimoodi, et just kuulsin jälle kedagi ütlemas, et kes teeb see palju jõuab, seega ma olen nagu isiklikult sellega väga nõus, et kui need asjad päriselt paeluvad ka ja need on nagu asjad, mis meile meeldivad, siis miks mitte? Sa tegeled ka tantsimise koolitamisega, on ju? Sest ma sain ju, või õpetamisega. Tantsu õpetamisega just. Et praegu ülejäänud bänd on siis, miks ma sain üldse Sofi siia, on puhkusel nii öelda, koguvad energiat ja jõudu enne siis suve sellist maratoni. Ja sina lihtsalt siis natukene puhkusid 3 päeva Londonis ja siis ikkagi sa teed tantsutrenne siis annad? Ja, ma olen seda juba mõned head aastad teinud nii väikestest pädadest lasteaias kuni täiskasvanuteni ja praegu on jäänud ainult lasteaia noortegrupid, sest et ma tõesti ajaliselt lihtsalt muud ei jõudnud ja ei jõua. Aga see on nagu selline lahe tasakaalustamine. Mulle meeldib see muusiku elu kõrvalt just kui, see ei ole ainult ju glamuur ja lilled ja kõik muu, vaid eks see vastupidavuse tekkimine, see tuleb nagu ajaga, on ju, aga et see on nii tore vahepeal olla ka nagu teises rollis ja et need lapsed ja need noored nagu raputavad mind piltlikult öeldes, raputavad mind piltlikult öeldes, et mis see päris elu nagu on, et seda nagu ära ei unustaks, et see just tahtsin nagu küsida, kas sa juba ise vastasid, et ma ütlesin, et milleks sul seda vaja on, sest sadul on nagu nii palju, ma kujutan ette esinemisi, et milleks veel kulutada oma energiat kuhugi. No see ikkagi annab ka
vastu ja ma olen osade tantsijatega olnud jah, nagu täitsa tõesti pikki aastaid tegutsenud koos ja oleme ühise õilsa eesmärgi nimel nagu toimetanud ja seda on nagu äge vaadata ja see tõesti, mulle väga meeldib nagu noorsootöö üleüldiselt ka, et nad annavad ikkagi väga, väga palju mingit teist perspektiivi maailmale. Nii, nüüd ongi aasta nagu ikkagi mingisugune verstapost, just kui. No mis sa nüüd siis, kui sa mõtled sellele aastale tagasi, kas ma sain õieti aru, see tuli ka ikkagi natukene paugust, et Sandra tegi sulle selle ettepaneku, see oli ju ootamatu. Jah, see kindlasti on planeeritud, et ma arvan, ma tahan ühe asja vahele öelda, ta manifesteeris. Kes ei tea, mis see on, siis see teeb niimoodi. Ma räägin, mis asi on manifesteerimine. Noh, ma ikkagi, ma olen seda sõna palju kasutanud erinevates intervjuudes ka ja ma tõesti nagu kuidagi püüdsin manada endale seda pilti nagu silme, et milline ma tahaks, et mu elu oleks. Tol hetkel, kui ma suuremalt nagu või rohkem hakkasin selle kõige peale mõtlema, siis ma ei olnud kindlasti selles kohas, kus ma oleks tahtnud olla ja ma niimoodi vaikselt mõttejõul või ka päriselt nagu neid samme tehes tõesti liikusin selles suunas, et rohkem muusikat enda ellu nagu kuidagi kutsuda ja just neid õigeid inimesi, kellega seda teha, et ma olen alati öelnud ja ma päriselt siiralt tunnen, et ma olen tiimimängija, mulle meeldib teha koostööd ja üksinda võib-olla see muusika tegemine ei ole olnud nagu see minu kuidagi see sihtpunkt, kuhu ma tahaksin jõuda, on ju. Ja siis ma selle peale tõesti pikalt ja laialt nagu mõtlesin ja haudusin neid mune seal. Ja siis tuli kõne ja siis... No räägi sellest hetkest, ma juba kujutan ette, mina manifesteerib. Ei, no see oli päris, selles mõttes see oli sür, jah, et see kõne tuli Sandralt 2024 kevad ja me olime eelnevalt teinud tema eelmise bändiga selles mõttes ka koostööd. Mina laulsin seal tausta ja me olime ägedaid suuri projekte saanud teha ja väiksemaid selliseid rahvamaja kontserte ja tõesti nendega oli nagu väga, väga tuus koos seegelda Eesti peal. Ja kuna me juba eelnevalt siis nagu koostööd olime teinud ja sellest projektist nagu olime tuttavad, et siis mul on nagu, ma tahaks öelda, et Sandral on lihtsalt väga-väga suur oskus tunnetada ära need õiged hetked, need õiged inimesed ja isegi kui see võib tunduda alguses nagu totaalselt hulljulge plaan või mingisugune teiste inimeste jaoks, et et kui sa oled nagu tõesti, võta nüüd korra nagu paar sammu tagasi, soe peast, et siis temal on see oskus nagu tõesti kuidagi tunnetada ära. Ja võib-olla mina olen varasemalt just vastupidi olnud nagu, ma olen küll jah tunnetaja, aga ma kindlasti mõtlen 25 000 korda enne, kui ma midagi teen, sellepärast, et kõik ju võib ju hoopis teistpidi minna, kui me ju seda ei plaani või Sa oled selline ettepabistaja natuke. Ja. Aga mis siis juhtub, kui? Just. Ja siis kuidagi, jah, ma arvan, et Sandra tuli minu ellu ka selle jaoks, et natukene seda, ma ei tea, mustrit murda või et ma tõesti mingil hetkel käis suuresti nagu mingisugune suhtumise muutus, et ma tundsin, et ma ei saa enam pabistada üle, ma ei saa enam kogu aeg mõelda, mis siis saab, kui et ma pean elama, ma pean usaldama nagu päriselt ka elu ja et kui on need võimalused antud, siis tuleb nagu teha. Kas ma sain õigesti aru, et enne seda sa olid ikkagi mingisuguses augus omadega? Jaa. Et oli vaja isegi psühholoogi abi ja hullumaja abi. Ja see on okei, selles mõttes, kui oleks ka psühhiaatri abi olnud vaja, siis jumalast on, aga mina sain jah psühholoogilt abi ja ma ei tea, oma lähikondlastelt, et ma olin ikkagi jah, selles mõttes pigem üldse mitte heas kohas ja ma ei ole nagu nendest asjadest kunagi liiga palju soovinud isegi nagu rääkida, sellepärast, et üks asi on see, et tõesti oma kogemust jagada, võib-olla kogemust jagades aitab seda kedagi teist, on ju, aga samas
Sa kardad, et sellest haagitakse kinni ja sellest paisutatakse mingisugune kas suur seda, pall? aga võib-olla ka seda, et ma ise ka nii nagu liiga palju kinni ei jääks sinna. Okei, et see kogu aeg ei keerutaks seda ühte. Ma tahan nagu edasi minna ja mul on nüüd väga palju parem, kui mul oli enne ja ma tahaks seda nagu kuidagi hoida ja osata nagu ennast hoida, et võib-olla seda jah, et seda nagu ei kedrataks üle. No tänapäeval ei ole seda enam võimalik kedrata üle, sellepärast, et sa oled ka 24 on ju veel. Et Sandral on homme sünnipäeva, me teeme saate ette. Palju enne. Palju enne. aga seda selles mõttes enam ei kedrata liialt, et minu jaoks või meie kõigi jaoks on tulnud see suure üllatusena, kui palju hõõgub inimestel ja nii noortel inimestel täpselt nagu sinagi. Mina arvan, et noored inimesed, noor sa oled kuni 40 eluaastani tänapäeval on ju. Et kui palju seal pinna all hõõgub seda ja kui vähe sellest tegelikult räägitakse ja räägitakse alles siis, kui midagi on juhtunud. Ja nii lihtne asi nagu, et pöördu kellegi poole või ma ei tea, ma lugesin kuskilt artiklist, kas oli nii armas. Täna sa oskad nagu inimestega rääkida, sa istud nendega maha, võib-olla võtad selle tassikese teed on ju, ja räägid silmast, südamest on ju. Et kõik need asjad tuleks meelde meile uuesti tuletada. Jah, mulle ka see nagu päris elu tegur nagu väga meeldib ja me tõesti kipume seda kuidagi unustama või see, et me tõesti saame sõpradega või sõbraga kokku ja istume maha ja tõesti võtamegi selle tassi teed võib-olla mingi muu joogi asemel on ju, et see puhtalt eluvalikud ja minu valikud on ju ja ma ei soovi kunagi kellelegi öelda, kuidas keegi teine peaks elama, aga ma lihtsalt näen, kui palju näen ja kuulen, mulle ka räägitakse palju sellest, et kui palju on väga nagu sarnaseid lugusid minu loole ja siis see ikkagi nagu tahad ju inimesi aidata ja tahad ju aidata sellest, ma ei tea, august välja tulla on ju, aga lõppkokkuvõttes inimene peab ikkagi tegema selle sammu ise ja selle muutuse suuresti ise absoluutselt teiste inimeste toel on ju, aga ise peab selle nagu esimese sammu tegema, ütleme nii. Kas võib ikkagi öelda, et Sandra on justkui sinu elupäästja mingis mõttes? Või on see liiga radikaalselt öeldud? Ma ei oska öelda, kas see on Sandra, kes on minu elupäästja. Ma arvan, et suures pildi, mina tahaks nagu Sadu võib-olla rohkem nimetada ja nii palju, kui me omavahel rääkinud oleme, siis jällegi ei saa kellegi eest rääkida, aga meil on nagu sarnane tunne sellega, et see Sadu paljuski võib-olla mingi uppuva laeva nagu hoidis ikkagi pinnal, et teie mõlema puhul kusjuures, ega teil ei ole, te mõlemad olite keerulises hetkes. Jah, ma arvan, et kuidagi, ma räägin, see tuli nagu õigel hetkel ja need õiged inimesed, osad kindlasti olid juba nagu varasemalt on ju ümber ja mina olin teinud nii Sandraga koostööd kui ka Frederikuga koostööd, kui ka siin teiste meie tiimiliikmetega kuskilt nagu varasemalt tuttav, aga sellist nagu ühist projekti ei olnud me kunagi nagu sellise kambaga teinud. Ja see on absoluutselt üle prahikamp. Ja ime tegelikult, mis juhtus. Siin võib täpselt see tulla, et see on nagu 50-60, sa ei tea, kas tuleb või ei tule, eks ole. Noored ütlevad tänapäeval 6-7 on ju, sorry. Okei, et ma olen selle Nüganeni aegne see inimene, aga okei, et sellega on see, nüüd me jõudsime jällegi siia tagasi aasta on ju. Nüüd võib juba teha mingeid järeldusi. Nüüd võib öelda, loomulikult me läksime õiget teed pidi, kõik õnnestus, kõik oli nagu, ime ongi sündinud. Me ei tea, kaua seda kestab, seda sa ütlesid eelintervjuus ka, et ära kunagi, eks ole, hõiska liigalt, et igal asjal on algus ja lõpp. Aga ikkagi, kui sa vaatad selle aasta peale tagasi, ma saan aru, et sa oled maailma kõige õnnelikum inimene ja nii edasi. Et see on su silmadest ja kõigest nagu näha ka. Aga ikkagi, kui sa võtaksid selle aasta nagu kokku ja mõtled, et vau, kas sa pead millestki loobuma või on see liiga, vahel öeldakse ka, et see pahmakas kuuma õhku tuleb nagu liiga järsult, et kõik on liiga palju või kui sa natukene analüüsid seda aastat, Ma arvan, et väga suuri muutusi pidin ma läbi tegema selleks, et siia jõuda. Väga paljud inimsuhted läksid nagu, kas läksid täitsa laiali või läksid niimoodi nagu vahetasid rolli või selles mõttes ma usun vägagi sellesse, et nii kui sa ühe ukse kinni paned, tuleb lahti vähemalt üks või mitu järgmist
ja täpselt nii pidin ka mina tollel hetkel tegema, et see üldse, et sadu saaks tulla minuni ja kogu see üleüldine nagu seiklus sinna takka järgi, et ja ma arvan, et ma pidin paljust loobuma, aga see ei ole tingimata alati halb. Et need tollel hetkel need muutused, mis nagu tekkisid, mul oli muidugi vahepeal tunne, et kuidas see võimalik on, et elu mulle nagu korraga nagu nii palju annab kanda. Et ma tõesti, tekkis nagu tunne, et ma ei jaksa enam nagu võidelda iseenda eest või iseendaga ja kõigi teistega, et tekkis küll vahepeal tunne, et see kogu maailm on ikkagi minu vastu. aga ma püüdsin nagu juba tollal seda suhtumist muuta ja nagu püüdan talle nagu sisestada, et järelikult see on mingi parema asja nimel ja ma olen ju seda varem ka kogenud, et enne midagi ilusat peab see põud korra nagu käima, on ju. Et korra käid seal pühes ära. Jah, et oleneb lihtsalt, kui põhja me nagu laseme endal langeda, on ju. Aga et ma teadsin, et see miski hea tuleb, aga ma ei osanud arvata, et see on nii hea, jah. Okay. Aga ikkagi, sa läksid Peikast ka ju lahku, ega see ei olnud sadu süü? See ei olnud, ma arvan, sadu süü, aga meil lihtsalt tekkis see tunne mõlemal, et nii on parem. Me saame absoluutselt väga hästi läbi. Võib-olla isegi paremini, kui ei ole neid igapäeva olmepingeid. Et kaks täiskasvanud inimest läksid oma teed ja tõesti... ma arvan, et palju lihtsam on nüüd üksinda kogeda seda sadu on ju. Et oleks keeruline võib-olla jagada aega, oleks kindlasti tehtav, aga keerulisem jagada aega nagu niivõrd uue elu korralduse ja nagu suhete vahel, et hea, kui endale aega leiad ja hea, kui sõpradele aega leiab, on ju. Et selles mõttes, jah. Et need muutused on olnud ikkagi nii drastilised. Pigem ikkagi drastilised, jah. Et siia midagi muud nagu ei mahugi. Okei, aga ma mõtlen, et me teame, et tahan seda sõna isegi kasutada kuulsuse nimel. Millegi hea nimel, see on ju hea asi, eks on kurdi. Ega me ei jahi ju kuulsust, ega sa ei hakanud ju ka kunagi laulmist, klaverit, viiulit, tantsu õppima selle pärast. Aga võib-olla siiski äkki ma saan maailma kuulsaks. Ma arvan, et ma olen seda vist öelnud varem ka, et ma kunagi ei mõelnud, et ma nüüd tahaks saada kuulsaks, vaid ma kuidagi, minul on nagu peas, et need on kaks eri asja, et ma ei mõelnud, et ma tahan saada kuulsaks, aga mina mõtlesin, et ma tahaks natukene nagu kehastuda või elada sarnast elu nagu, ma ei tea, Coldplayst Chris Martin või mingid teised suured nimed, keda ma nagu tollal väga-väga alt üles vaatasin. Või Avril Lavigne, ma mäletan, käis vist kas 2007 või 2008 käis Eestis esinemas tolle Saku Suurhallis ja issand, kui vana sa olid siis? Ma olin ikkagi väga väike, aga ma olin seal kohal laustitt ja ma nagu mäletan, et ma vaatasin seda ja ma nautisin seda, mida ma nägin ja ma kuidagi võib-olla siis püüdsin nagu seda karakterit kaasa mängida. Midagi ikkagi käivitas selles mõttes ja kõik noored lapsed, olgem ausad, kui nad teevad midagi, nad ikkagi nende eeskujudeks on ju staarid. Eks nad ikka vaikselt unistavad, äkki mina ka. No kuule, sa oled selliste pihlapite dünastiast ikkagi, halloo, näinud ikkagi lapsest saati, et... No aga see ongi võib-olla teine asi, et ma ei ole seda liiga kõrvalt näinud. Et me ei ole ju kunagi isaga koos elanud, me ei ole koos kasvanud ja jällegi ma arvan, et see on pigem hea asi, kui niimoodi tagasi vaadata, sest et ma võib-olla ei olekski tahtnud elada selle mingisuguse teistsuguse melu sees, et artiklid kirjutati niikuinii ja minust lugusid räägiti niikuinii, aga et ma sellest nagu suuremast mullist sain ikkagi nagu olla eemal, ma arvan, et see on nagu hea. Seda ma mäletan küll, ma vaatasin mingeid pilte isegi, ma ei mäleta, kus ma siis töötasin, oli see elu 24 või kui sa olidki 14 ja läksid isaga mingile, tal oli kas mingi... Ja, mis siin oli 13-aastane hästi ilus Sofielis. Ja tal oli mingi kas siis plaadi või mingi esitlus ja fotograafid olid tegelikult nagu kaarnad ja sina olid see must have nagu siin ja siis tuli tohutult neid lugusid, ikkagi näed tütar, nii armas, nunnu,
oskab ka laulda, teeb seda teist ja siis läks ka jällegi see tausta uurimine lahti. Mida sa oled kunagi mõelnud selliste asjade peale, et kas on seda kõike väärt nagu olla esil, sest et vabandage väga, nüüd sa oled esil. Midagi pole teha ja nagunii hakatakse ketrama ja kedratakse. Oota, kuni sa nüüd siis mingi peika leiad ja jumal. Siis tuleb koer ja kass ja siis sellest kirjutatakse. Kass oli jah. No aga võt see on jällegi see, et ma arvan, et see paneb, vähemalt minusuguse paneb see nagu rohkem mõtlema, et mis juttu ma suust välja on, mida ma kus teen. Ära hakka üle mõtlema. Ära muutu sellisteks nagu kõik. Ma arvan, et ma nii olen ülemõtleja tüüpi. Aga ma arvan, et see on jällegi hea, et ma ei pea selles mõttes ma usun, et kui me oleme autentsed, siis meieni jõuavad õiged inimesed ja õiged asjad ja nii edasi. Aga et ma ei pea kindlasti kedagi teist mängima, aga ma arvan, et see ei tähenda ka seda, et ma pean tänavunurgal roppusi räuskama ja ma ei tea, mida tegema selleks, et tunda ennast hullult vabana ja et ma arvan, et nagu vaba elu saab elada muud moodi ka ja tõesti ei pea olema kogu aeg pildis. Et täna ma olen siin ja mul on väga meeldiv sinuga vestelda, sest et minu arvates ka sina oled jätnud tugeva jälje Eesti maastikule ja ma arvan, et ka hea nagu selles mõttes heast küljest, et minule meeldib nagu vaadata ka inimeste sisse ja näha nagu seda, ma ei tea, sügavamat tausta, mis selle kõige taga on, mitte see, et on nüüd üks Anu Saagim ja palju furoori kõige selle ümber on. Võt, mina võtsin nüüd sinu rolli üle. Nüüd ma olen intervjueritav, nii armas, mulle nii õudselt meeldib see muidugi, kellele koerale ei meeldi saba upitamine. Aga ma mõtlen niimoodi, et isaga sa koos ei olnud, eks ole, see oli tore, ei näinud kõike seda surimuri, mis seal ees ja taga kõrval toimus. Ja ta oli natukene rohkem sinu jaoks piedestaali, aga sa said talle ka lähedale, et ütleme, et kui sa ikkagi tegid need valikud, mis sa tegid, need olid ikkagi kultuurivaldkonnast, eks ole, et kas sa said talle nii palju lähedale, et sa said nendel teemadel rääkida, võib-olla isalt nõu küsida või kas sa üldse kuulasid oma isa, kui tal oli midagi öelda? Või kuidas teil see... Me oleme alati olnud selles mõttes ikkagi ühenduses. Et jah, me ei ole koos elanud, aga ma olen teda alati väga austanud. Ma tean, et tema mind ka ja see on nagu siuke väga vastastikune austav suhe olnud nagu esimesest päevast peale. Mul on kindlasti nagu hea tõdeda, et ma olen näinud võib-olla neid külgi või ühesõnaga, ma olen näinud kõrvalt ikkagi seda, ma ei tea, mulle ka see kuulsuse sõna ei meeldi, kuidas iganes seda paremini nimetada, aga jah, et selle natukene tuntuma inimese nagu külge ikkagi tahetakse ennast nagu pookida ühte või teistpidi ja ma mäletan neid hetki, kus ma läksin mingisuguste erinevate kas artiklite või asjade peale, mis ei olnud nagu tõsi. Läksin ikkagi nagu endast välja on võib-olla nagu liiga palju öelda, aga võib-olla tollal läksin ka ikkagi, ma olin ikkagi võrdlemisi väike inimene siis ja ma tundsin hästi palju ja ma mõtlesingi, et aga kuidas keegi saab niimoodi öelda, kui ta isegi ei tea mind. ja nüüd ma saan väga hästi aru sellest, et saab öelda mida iganes, isegi kui inimene sind ei tea ja sellest tõesti tuleb nagu selles mõttes mööda vaadata, et paljudele toob sülg igasuguseid asju suhu aga et on ka väga paljusid, kes mind austavad ja mina austan neid, et selles mõttes ma sain nagu võib-olla maitsta hästi pisikese ampsu kunagi olles siis võib-olla natuke tuntum inimese tütar seda, milline see elu võib tulla, aga ma kindlasti jumal tänatud ei olnud nagu jah, tõesti kogu aeg selle sees, et see ei hirmutanud sind. Mõtle, kui sa oled sellises õrnas eas, sa oled laps ja siis sa näed, et näiteks sinu isa kohta või ema kohta kirjutatakse midagi. See võib olla üsna traumeeriv. See õiglustunne ikkagi oli minus või on olnud siiamaani selles mõttes on väga suurel nagu kohal või mulle ei meeldi ebaõiglus üldse. Ja eks see natukene hirmutas ikka, aga ma arvan, et see oli ka nagu väga hea eeskuju ja eks isa on ikkagi öelnud või kuidagi nagu, ta ei ole nüüd öelnud, et tee nüüd seda ja ära seda kindlasti tee, aga ta kindlasti suunanud mingil määral mind võib-olla
õigemale teele nagu alateadlikult kas või noh, lihtsalt et on nii retsilt mulle alati kaasa elanud, et see on, ma arvan, põhiline. Ta on tohutult uhke sulle, ma kujutan. Ja täpselt samamoodi mu ema Sirle, kes on nagu fantastiline ema suure E-tähega ja on mind nagu tõesti normaalseks inimeseks kasvatanud, ma arvan. Ja noh, tema täpselt samamoodi on temalt ka tuleb seda nii muusikugeeni kui ka võib-olla seda lavalist geeni, et selles mõttes ma olen ikkagi mõlemalt poolt nagu väga hoitud olnud alati ja minu arvates mida rohkem seda uhkem, et mida suurem perekond nagu seda lahedam on ja jah. Sa ei olnud siiski, nii palju ma olen kodutööd teinud, et sa ei olnud mingi kukupai, nunnupai, on ju. Sa oled ikka väga rebel olnud noorest peast ja läinud, ma mõtlen, kuidas sind lasti üldse kodu, olid sa 13 või? Ei, 16. 16. Ma läksin kodust ära. 16 aastaselt läksid ikkagi ära, okei. Või tähendab, ei läinud kodust ära, ma kolisin teise linna. Lahkus kodust, pealkiri lahkus kodust 13 aastaselt. Okei, 16 läksid ära, läksid, enne elasite Tallinnas, siis läksid Tartusse ja no 16, okei, see on siin piiri peal ka, et no, et on veel laps ja ei ole ka enam. Aga sa ei olnud mingi tavaline. Sa olid ikkagi selline, nagu ma ütlesin, rebel, et vau, number 1, kuidas ema lasi sind? No number 1, kuidas ema lasi? Ma arvan, et see on väga lihtne küsimus. Ema soojal soovitusel see kõik tegelikult alguse sai. Sest et ma arvan, et suuresti saab öelda seda, et ta nägi, et ma ei ole siin nagu õnnelik ja mul kuidagi nagu üldse see elu nagu ei kerinud siin pool, et ma õppisin 9 aastat muusikakeskkoolis ja mõtlesin, et noh, et jah, küll ma siis selle keskkooli ka seal ära lõpetan ja küll siis saab, ma ei tea, lähen Viljandisse Kultuuriakadeemiasse pärimusmuusikat õppima ja mis iganes plaanid mul olid tollal. Aga see ikkagi see plaan ei läinud läbi, sest et mu ema leidis, et saab ka keskkoolis õppida seda, ehk siis juba enne ülikooli saab õppida seda Tartus ja pakkuski mulle selle välja, et kuule, et aga noh, mõtle selle peale. Noh, mina esimese hooga saatsin ta kukele selle peale, ütlesin jah, mine ise oma Tartusse, mina ei lähe kuhugi siit. See oli sinu jaoks nagu natukene mingi perifeeria. No korraks oli see nagu see, et noh, et ei, et mul on see üks plaan ja see üks eesmärk, et ma lõpetan selle muusikakeskkooli ära aga et see oli nagu justkui kinnisidee ja ma suutsin vist paar tundi vastu pidada sellele mõttele nagu nii-öelda ei öeldes. Ja siis mul nagu hakkas nagu meeldima see mõte ja siis ma guugeldasin seda ja siis ma leidsingi selle pärimusmuusika osakonda sisseastumise nagu katsete selle koha ülesse ja no kuidagi kohe paelus. Ja see kohe oli siuke, et okei, et aga kui mu ema juba nagu elab mulle kaasa, et siis mul ei ole rohkem vaja. Ja siis uuel nädalal, koolinädalal rääkisin ma sellest oma erialaõpetaja Aino-Marika Riikjärvele, kes ka jällegi suurepärane inimene, väga suurt rolli mänginud minu nagu inimeseks kasvamise teel. Ja tema ütles ka, et tema vist, see oli veel selline lahe nagu kokkusattumus, et mina leidsin omal käel selle info üles, et tema kuulis vist raadiost, et sisseastumiskatsed on nagu tulemas ja siis me tahtsime seda sama juttu teineteisele nagu rääkida ja rääkisimegi ja ta ütleski, et noh, et mine ja proovi ja ma näen, et see on nagu asi, mis sind paelub ja see ei olnud ka tavaline tolles koolkonnas, noh, nii-öelda klassikalises koolkonnas on ju tollel ajal ikkagi nii palju võib-olla sellist asja ei austatud, aga see oli ka lihtsalt jälle järjekordne märk, et minu oma erialaõpetaja nagu elab mulle kaasa, et noh, ma pean minema proovima. Ja ega mul tegelikult tollel hetkel ei olnud ühtegi teist varuvarianti, kui sa mulle enne küsisid mu käest, et kas mul on variant B või plaan B olemas kuskil, siis tollel hetkel mul küll ei olnud. Ja mul ei olnud ühtegi teise kooli tehtud, ei sisseastumiskatseid, ei mitte midagi, mul ei olnud nagu ühtegi plaani. Et ma lihtsalt olin väga kindel sellest, ma pean sisse saama. Ma pean hakkama oma unistuste poole liikuma ja seda nagu kohe. Ja siis sealt edasi see pall veeres ja Tartusse ma kolisin tõesti üksi elama ja jälle sain mõnusa elukooli seal ka 4 aastaga. No oli see rebel elu seal siis ei toimus või ei toimunud või mis seal toimus? Sest ma tean, et mingi hetk oli ikkagi ema ütles ka, et kui ikka asjad ei suju, siis lihtsalt tuled tagasi Tallinnasse. Ja absoluutselt see, noh, jah,
ma elasin elu, mida ma võib-olla selles vanuses ei oleks veel tohtinud elada. Jõin. Ajasid juuksed maha. Ajasid juuksed ka maha, kusjuures see on, ma arvan, okei. Väike asi. Aga selles mõttes jah, ma ikkagi elasin elu, mida ma praegu, ma ei soovita nagu kellelegi, aga samas mina tunnen, et kui mina ei oleks seda läbi teinud siis ma võib-olla praegu jookseks veel neid sarvi maha ja seda ma nagu ei tahaks. Et ma olen nagu teinud kõik selle perioodi läbi selleks, et võt praegu ma olen siin selline, siin ja praegu. Su ema teab ikka, mis sa seal kõik kokku teab, jah? Emaga ma ikkagi, kui ma ei rääkinud neid asju kohe, siis ma rääkisin ikkagi mingi aja pärast ja meil on nagu alati olnud selles mõttes väga, väga lähedane suhe ja ta on mind absoluutselt väga hoidnud ja ta ei ole olnud meelestatud nii, et see laps seal Tartus saagu ise hakkama, on ju, vaid isegi kui ta nagu kogu aeg võib-olla me ei olnud liiga pidevas suhtluses, siis ta muretses, ma tean, et ta mõtles mu peale, ta nagu elas mulle ka kaasa, aga ühel hetkel ta ütleski ja pani mind fakti ette, et kui sa nüüd ikkagi koolis ei käi normaalselt ja jaurad siin, on ju, olles siuke varajane täisealine, et siis, sest et ma sõltusin tollel hetkel ikkagi väga palju nende rahakotist, on ju. Teenisin mingit väikest raha, mis läks ka sinna kuhu vaja ja siis nii oligi, et siis ta pani mind fakti, et kas käid koolis või tuled koju tagasi. Ja ma muidugi ei tahtnud koju tagasi minna ju ometigi. Okay. et siis see mind pani nagu kuidagi moodi nagu tööle. Kas sul seal mingid hirmuvõdinad, kui sa tagantjärgi mõtled, siis sa mõtled, oh my god, see oli ikka päris õudne olukord, et nii ei oleks pidanud juhtuma ja ma olen tegelikult lucky, et kõik lõpuks läks nii, nagu läks. Jah, ma jällegi ei hakkaks nagu hea meelega ei hakkaks neid tagamaid avama, aga absoluutselt pealkirjad et absoluutselt oli neid hetki, kus ma mõtlesin, et nagu, aga täna ma oleks võinud nagu lusik lauale ka panna. Ja kui sa nagu väga verinoore täisealisena või üldse noore inimesena selliseid asju nagu läbi teed või elad, siis need nagu raputavad läbi, on ju. Aga siis ongi täpselt see, et kas sa nagu paned täie rauaga vastu sellele kõigele ja trotsid seda elu ja trotsid seda valu või sa päriselt nagu võtad kätte ja teed need muutused nagu läbi. Et mul on hea meel, et ma need muutused läbi ikkagi tegin ja suutsin nagu endal härjal sarvist nii-öelda haarata, et jah, see oleks võinud hoopis teistmoodi lõppeda kõik. Ja see tundub nii kummaline, sest kui ma praegu panen siia nagu 16 kuni 24, siis see on ju, me räägime väga noorest inimesest, mis kõik selle lühikese aja jooksul on see ei ole väga pikk aeg. See ei ole, kui sa praegu oleks mul siin 34 ja räägiks neid asju, et tead, kunagi oli nii. Aga ma praegu nagu mõtlesin korraks, et oh my god, et mis toimub nagu, vau, põnev, tahaks kunagi su eluloo raamatut lugeda äkki. Jah, jällegi siuke asi, et ma vist praegu veel ei hakka seda kirjutama, kuigi on nagu materjali jagub. Aga ja paljudele kindlasti võib-olla noorematele inimestele ka oleks õpetuseks ja põnev teada saada, aga loomulikult sinu enda huvides. Aga mul see pärimusmuusika ja see pop, nagu ma mõtlen, et kus see pärimusmuusika jällegi, võtan sellise noore inimese, kus see nagu tuli? Eeskujud on nagu popimaailmast, on ju kõik, mis asi see veel on? Ma arvan, et suures osas tuli see koos sellise muusikalaagriga nagu Eesti etno. Seda etnolaagrit, kui sellist toimub väga erinevates riikides. Ma olen käinud ka Uus-Meremaa etnos, mis oli nagu ka üks väga elumuutev kogemus, kus ma 18-aastaselt läksin põhimõtteliselt üksinda teise maailma otsa, küll 8 nädalaks ainult, aga siiski, et ma arvan, et see etnolaager jah, minu jaoks muutis nagu selles mõttes seda muusikalist suunda tollel ajal nagu väga suuresti. Mulle lihtsalt meeldis see nagu see energia, mida ma sealt poolt sain. Et kui see klassikaline koolkond, mis mulle ka väga meeldib, oli nagu natukene liiga
liiga nagu nurgeline võib-olla ja noh, mina olen ikkagi see juba tollal muusikakeskkoolis käies olin ma ju see, kes pea pooleldi kiilaks ajas ja käis väga laiades riietes ringi ja käis tänavatantsu-trennis tantsimas, on ju, et ma lihtsalt kuidagi ei sobitunud sellesse ma mõtlen ka praegu tänavatants ja etnomuusika. Ma ei saa etnomuusika ja rahvatants, ma saan aru. Aga mis asja? See oli jah nagu hetk enne ja siis, kui ma ühel hetkel tundsin, et ma tahaks nüüd peale seda laagrit siis, et ma tahaks nüüd hoopis teha viljeleda sellist muusikat, siis eks stiil hakkas ka nagu sellega muutuma. Aga tänavatants on jäänud. See ei ole kuhugi kadunud. Okei. Aga mis sind, kui me jõuame tänase päeva juurde, mis sind kõige rohkem käivitab üldse? No, kas sa tahad teha oma loomingut või kas sa tahad nagu sadu saduks, aga kas sa tahad kuidagi ka nagu ise, kas sul pakitseb midagi ise ka endal ka sees? See on hea küsimus. Mõtlen nüüd. Ma arvan, et nagu ma enne ütlesin ka, et see justkui nagu see üksi tegemine praegu nagu ei ole sellisel kohal elus, kus mulle meeldib see tiimitöö, mulle meeldib koos luua, koos teha nii saduloomingut kui ka, ma ei tea, muud, nii muusikaliselt kui ka muus osas elus, et mulle lihtsalt väga meeldib see koos loomine, koos tegemine, inimsuhted on minu jaoks nagu absoluutselt väga olulisel kohal. Olgugi, et ma püüan õppida ka nagu üksi olema või nautida seda üksi olemist, siis ma jälle tihtipeale leian ennast jälle sõbrale helistamas või ma ei tea, vanematele helistamas, kelle iganes, vennale, et kuule, mis teed, saame kokku või lähme trenni või noh, et see pidev selline nagu suhtlemisvajadus nagu justkui on. Samas on ka neid päevi, kus ma täielikult tahan kõik välja lülitada, ma olen kodus oma 4 seina vahel, ma ei taha mitte kellegagi rääkida, võtan oma kassikaissu ja toimetan, et ma ei oska praegu niimoodi vastata. Ma arvan, et ma vaatan ühel hetkel sellele intervjuule tagasi ja mõtlen, et vot see oli see, aga praegu ei oska seda nagu sõnastada. Aga kui haavatav sa üldse oled, siis ma mõtlen, et kui sa teed sellist grupitööd praegu, ikkagi sa pead ju arvestama teiste inimestega ka on ju ja kuidagi tiimivärk, nagu me teame, või siis üleüldiselt haavatav, ma mõtlen, et mida iganes praegu te olete ju kõik asju teinud ja kõik ainult ütlevad vau on ju ja plaksutavad ja on kuidagi rõõmsad. Ühel hetkel võib tulla ka mingi komistuskivikene teele on ju ja ma saan aru, sinu sõber Kokk läheb ära sealt. Tule anna musi siin oma kallile sõbrale. Kohtumisteni embame. Michelini tärniga Kokk. Oi my god, mis toimub? Mina saan ka Oi kui nunnu. Miau. Aitab pulli tegemist. Aitab. Teeme nii. Vaadake meie esimest intervjuud. See on nii ilus eestikeelne lause. Aitab pulli tegemisest, ma olen ärga. Et kui palju sa pead ennast nagu... Sa küsisid, et kui haavatav olen? Ja, kui haavatav ja kui palju sa oled, jah? Muidugi. Oi. Aga ma olen väga tundlik ja tundeline. Aga ma arvan, et see ei ole nagu halb asi. Ja see aitab nagu selles loomingus kindlasti nagu kaasa ja ka võib-olla, ma ei tea, muusika esitamises aitab see kaasa. Aga see ei ole, ma arvan, selline asi, mis kuidagi hullult peaks nagu keerulisemaks tegema asju, et ma arvan, et see aitab lihtsalt minul endal tunnetada maailma natukene teistmoodi ja emotsioone läbi elada teistmoodi. Aga ma arvan, et see kommunikatsioon on nagu kõige alus, et kui inimesed oskavad omavahel suhelda ja ennast avada ja ennast, ma ei tea, analüüsida, et siis ja ka nagu teistele anda ruumi ja nii edasi, et see ongi siuke pidev koostöö, elu ongi üks suur koostöö minu arvates kogu aeg. Ja ma mõtlengi, et kui sa ikkagi mingis rühmas oled ja teed neid asju koos, siis ikka juhtub, et mingi asi meeldib rohkem ja teine asi pisut vähem. Siis peab ka selle ego nagu vahepeal nagu kõrvale jätma, et kuule, asjad ei käi nii nagu mina tahan ja ei ole mina ja maailm. Et võib-olla mõni idee, mis keegi teine või mille keegi teine nagu välja pakub, on
hoopis lahedam kui see, mida mina suutsin välja mõelda. Sest oleme näinud küll neid kooslusi, kes suure pahmakaga lähevad, eks ole, ja siis mingil hetkel ikkagi, me oleme ju kõik inimesed, on ju, et mingid konfliktid tulevad ja... Ma arvan, et meil on nagu algusest peale olnud päris hea kommunikatsioon, jah. Et räägime nagu asjad läbi ja võib-olla tõesti nagu siin tuleb nagu see vanuse teema mängu, et miks mulle alatasa on meeldinud nagu endast vanemate inimestega nagu koostööd teha ka, ongi reaalselt see, et see üks asi see elukogemus on ju, aga teine asi see oskus nagu näha laiemat pilti ja kuidagi, et tõesti ei olegi ainult mina ja maailm, on kõik teised inimesed ka, et ma arvan, et meil on saanud selles tiimis nagu kokku väga, väga erinevad inimesed, kellel on kõigil omad tugevused ja mida kõik reaalselt siis kasutavad ka ära ja saavadki realiseerida. Et see on nagu ilus ja seda ma kõrvalt. Ma nagu fännan ise enda tiimi nagu nii hullult ja see on nagu huvitav, et ma vaatan seda kõrvalt ja siis ma vaatan mõnda teist sellist mingit kollektiivi või midagi ja kuidagi, et see, et igas kollektiivis ei ole seda mingit teatavat sünergiat ja see võib olla nagu asi, mida inimesed kuidagi kuulevad ja näevad ja mõtlevad, et jah, et raudselt see tegelikult nii ei ole. Sinu lemmikroog tuleb siia. Marmorsteik. Päriselt ka või? Sinna paluks panna see. Kas te teate ka palju see maksab või? Ma ise ütle. Ma tean, et ta ütles eelintervjuus ka. Ma maksan ise kinni, pole probleemi. Ei, nüüd sa pead paljastama kõik või sa ei saa seda lihatükki. Aitäh. Suur tänu. Kohe saad sööma hakata, meil on paar minutit ainult lõpuni. Kuidas sa kriitikat talud? Kui see on konstruktiivne. No see on klassikaline vastus. Sa ei saa seda lihatükki täna. Ma ütlen sulle, kui siuke loll vastus tuleb. No aga see tegelikult ka, see on niimoodi. Mis konstruktiivne? Kui sa annab midagi nagu tagasi mulle, kui ma saan aru, et okei, et see peab olema mingi hea iva sees, siis ma võtan seda, ma arvan, hästi vastu. Kui see on lihtsalt mingisugune iba või mingisugune sapipritsimine, mida ka tahetakse siin palju nagu elus teha, et siis ma arvan, et ma liiga hästi ei võta seda vastu, aga samas ma hulluks ka nagu ei lähe, et ma võin olla korraks morbiidsem ja kurvem, aga see läheb nagu üle, et see endale nagu selle aja andmine, kõiki asju protsessida on nagu üks väga-väga oluline õppetund, mis ma elus olen saanud. Et spontaansus on ka tore ja emotsiooni pealt tegemine on ka tore, aga sa pead nagu andma endale korra seda mõtteaega või seedimise aega, et mitte nagu valesse kohta tulistada, et see, ma ei tea, kas sulle meeldib see vastus? Ei meeldi. Ei, aga ma mõtlen see, et kui sul tekib ikkagi selline olukord, et nüüd sa tunned, et kõik on, mida öelda seda sõna, pekkis on ju. Ja kõik on ja mulle ei meeldi ja ma ei saa ja siis sa lähedki ja oled natuke aega tuksis nii-öelda. Kuidas sa sealt tuksist välja tuled? Veini sa ka enam ei joo, viinast rääkima, viinakokteilidest rääkimata on ju ja nii edasi. Et kuidas sa tuksi olukorrast välja tuled? See on hea küsimus. Ma ei tea, kuidas ma seda praegu teeksin, aga sest et ma hetkel ei ole selles kohas on ju. Aga küll ta tuleb. See võib kindlasti tulla aga ma arvan, et see ei tule jällegi sellisel kujul, nagu see on eelnevalt tulnud, sest ma olen praegu teadlikum ja ma saan võib-olla varem selle asja sabast kinni on ju. Et ma jällegi vaatame poole aasta pärast räägime uuesti ja siis nagu saab jälle kuidagi ennast kõrvalt on ju vaadata paremini, aga ma arvan, et tuleks teha nii, et me nagu liiga sinna tuksi ei langekski. Et praegusel hetkel, nagu ma enne jälle ütlesin, kordamine tarkuse ema, et praegu on peaaegu, et minu ainus ülesanne ennast hoida, enda tervist hoida ja mis saaks olla nagu parem kui selline töö, mis ei ole ka tingimata väga lihtne on ju alati. Ja just täpselt see, et kui ma nüüd tunnen, et ma ei tea, keegi on mulle liiga teinud või midagi on öeldud nii, nagu mulle ei meeldi või aga siis tee midagi selle jaoks, muuda midagi või et sa ei lähe kohe sõtta. Sa ei lähe võitlusesse, ei. Mõtled ikkagi, suudad täna järgi mõelda ja pigem küll, jah. Okay, et ma võin olla nagu keevaline küll, aga ma kindlasti annan endale korraks enne sõtta aega. Ei lähe nagu kohe.
Ja kui suur abistaja sa oled, ma mõtlen seda ka, sellepärast, et kontserdid, mille nii tundub, et te lähete lihtsalt sinna, chillite, jube kihvt on, nagu te naudite seda, aga ma ikkagi kindlasti arvan, et sul on ka mingeid selliseid hetki, et sa nagu... No ma olen väga ärev inimene, see esimene intervjuu pani mind väga ebamugavalt tundma. Ahah, vaadake esimest intervjuud. aga see ongi jälle täpselt see, et sa justkui pead sellega nagu artistina hakkama saama. Ja ma arvan, et ma saan sellega nagu kenasti hakkama, aga see ei ole nüüd mingi asi, mida ma nagu igapäevaselt hullult naudiksin, et tänaval mind keegi ma ei tea ära tunneks või kõnetaks, et see nagu ei ole see osa, mida ma sellest, mida ma nagu hullult ootan. Eestis seda muidugi ei ole ka võib-olla sellisel kujul. Siin on rahulikult kõik. Aga et ma arvan, et jällegi, kuidas ma nagu varasemalt oleks sõnastanud, ma oleks öelnud ilmselt, et ma olen hästi ärev inimene. Nüüd ma arvan, ma ei tahaks öelda, et ma olen ärev inimene, ma võib-olla jääkski nagu sinna poole, et ma olen lihtsalt nagu tundlik inimene, et ma teatud asju nagu tunnengi võib-olla isegi rohkem kui mõni teine ja... Sul ei ole ATH-d? Noh, kõigil on ju. Ütleme niimoodi, et diagnoositud päriselt paberil kirjas seda ei ole. Kunagi kooli ajal tehti mul igasugused teste, arvati, et on isegi vaja individuaalõpet, aga ei olnud vaja seda. Ja vaimse tervise juures ma olen ka ära käinud ja selle paberi peal see mingisugune kõige lihtsam test ikkagi ütles, et see kaldub sinna poole küll. Et hetkel ma ei ole lihtsalt võtnud neid suuremaid teste ette, üsna kindlalt mul see võib olla ja eks see ole ka minu elu nagu mõjutanud, aga jälle see moment, et ennast nagu tundma õppida ja et kuidas mina saan kõige paremini toimida ja kõige paremini hakkama elus, et need paljud asjad ei pruugi üldse ühtida kõigi teiste inimestega ja et lihtsalt need oma tööriistad on vaja nagu üles leida. Nii, ma tahaks kuidagi rõõmsalt lõpetada, et sa saaks selle kuuma lihatüki kallale asada. Ma ei tea, ütle üks asi, ma tean üks asi, mis su elus on praegu üli hästi, aga kas on mõni väike, see läheb jälle sinna nukra poole peale, et kas see võib olla ka positiivne on ju, et kui sa peaksid midagi ümber muutma või midagi natukenegi teistmoodi tegema, on sul mõni asi, mis nagu võiks olla pisutki teisiti? Ma tahaks kodus seinad ära värvida. Selge. Värvi ära seinast. Ma olen nagu hästi praktiliselt. Aga selle jaoks on mehe abi vaja. Ei ole. Miks? Ikka võiks olla abiks. Siis ma võtan oma venna ja kasuisa appi ja mul on neid häid mehi ümber. Või isa või ema või. Kõik nagu. Et ma ei oska öelda, ma ei tahaks praegu midagi muuta. Mulle nagu meeldib see, ma alles harjun sellega, mis praegu on. Laske mul olla, laske mul nautida. Laske mul nautida. Palun, topi oma lihad üks suhu. Aitäh, Anu, kutsumast. Aitäh sulle. Ma pean siia lõpetuseks ühe toreda loo rääkima. Sa võid süüa samal ajal. Räägi, ei, ma ei saa samal ajal süüa, ma tahan... Jaa, aga sa ei pea vastama sellepärast, et ma räägin ise endast loomulikult. Et mulle tuli praegu lihtsalt selle ärevuse ja selle pabistamisega see meelde, et ma lugesin artiklit, kus sa ütlesid, et sa oled eeterlike õlide fänn, on ju, et sul on seal neilk, eks ole, mis annab natukene energiat ja siis oli sul seal ka lavendel, mis tõmbab seda ärevust maha, et sa võid nuusutada lavendlit näiteks enne lavale minekut ja siis on chill. Nii, ja tea, mis ma tegin? Ma läksin EFTA-le, pidin auhinna üle. Kurat, ma ei tea, miks? Mul ei ole tavaliselt närv sees. Hakkasid pabistama? EFTA-ga mul on juba teist korda ja hakkasin pabistama. Niimoodi hakkas süda taguma ja kuidagi vaatasin neid inimesi, kes seal laval käisid ja andsid auhindu ja rääkisid nii vabalt ja nii toredaid lugusid ja mul hakkas siis mul tuli see sinu lavendli jutt meelde ja mul oli mantli taskus, ma olin just lavendli talust kusjuures saanud lavendli kotikese lavendli nende puruga. Arva, mis ma tegin, läksin, tõmbasin selle ja siis ma mõtlesin, ma tõmbasin seda liiga palju sisse. Ja siis ma mõtlesin, nüüd ma olen lavali ja siis ma olen ka lihtsalt rögisen seal, et see on nii õudne. Nii, et aitäh sulle, Sofi. Aga palun, pole probleemi. My pleasure. Just. Nii, et inimesed kõiki asju mõõdukalt, palun, mõõdukalt. Jah, mõõdukalt. See on väga hea selline lause, millega lõpetada. Et kõike, mida elus teed, mõõdukalt. Just. Palun, head isu.